Tere sõbrad, mina olen Arvo Kassin, olen köögis, kõrvitsat tahaks teha. Mul on sel aastal palju kõrvitsaid ja ma ei ole teinud veel, ma olen teinud kõrvitsasaia, olen teinud kõrvitsakooki, aga kõrvitsakeeksi ma ei ole veel teinud. Ma tegin eile kõrvitsasuppi ja siis jäi mul kõrvitsad üle, ma võtsin 600 grammi kõrvitsat. Puhastasin, lõikasin tükkideks, näete, ja siis keetsin ta ära, panin need kõrvitsatükid kastrulipotti ja siis katsin veega, need veega kaetud ja keetsin umbes 20 minutit. Siis kallasin selle sõela peale selle kõrvitsa ja nüüd ta nõrgus ära. Ja kõrvits on nüüd pehme ja selle ma mikserdan ära, teen püreeks selle saumikseriga. Ja siis siin ei olegi muud võid, ma võtsin 100 grammi, suhkrut on 2 detsiliitrit, võtsin suhkrut, nisujahu, võtsin ka 2 detsiliitrit, 2 detsiliitrit nisujahu, küpsuspulbrit ma võtan 1,5 teelusega, mannat on võetud mul on täistera manna, 2 detsiliitrit on siin täistera. Seda mannat on 1 detsiliiter, vabandust, 65 grammi. Rosinaid on 100 grammi, ehk 100 grammi võtsin 150, mulle rosinad meeldivad. 2 muna muidugi, mul on väiksed munad, ma võtsin 3, näete ilusad rohelised. Ja ega muud ei olegi, siin ma nüüd panen keeva vee, panen rosinatele peale, siin on esiteks keemia ja siis teiseks on, nad lähevad pehmemaks ka. See on nüüd ettevalmistus veel tegemata veel. Nüüd hakkame tööle. Nii, siin ma siis hakkas tööpõld pihta, nagu öeldakse. Siin on mul nüüd see kõrvits, mis on keedetud, 600 grammi ja nõrutatud. Ja nüüd ma selle kõrvitsa saumikseriga lasen ta nüüd püreeks. See on nüüd korras. Püree on olemas, näete ilus. Nüüd on mul vaja või ja suhkur vaustada. Ja siis ma panengi siia suhkru ja toasooja või. Ja siis selleks on mul selline asi. Tehnikat tuleb ära kasutada. Mida paremaks ei lähe. Nii. Ja siis peaks lahti klopitud munad. Nii.
ega nüüd rohkem ei olegi, aga läheb lahti klopitud ja kõik. Ja see läheb siia juurde. Nii, seda saab juba siin segada. Seda saab juba selle kohaliku mikseriga väga edukalt. On juba segu olemas. Nii, ja siia me kallame juurde selle kõrvitsapüree. Ahi on meil 180 kraadi peale, seal on 45-50 minutit. Nii, ja nüüd me siia paneme siis küpsetuspulbrit paneme ka jahu sisse. Poolteist teelutikatäit. Üks. Poolteist. See on nüüd jahu sees ja selle panna paneme ka. Manna paneme ka siia sisse. Segame läbi. Nii. Ja muidugi selle küpsetuspulbri ja jahu segu. Selle laseme ka läbi. Saime. Ja segame läbi. Nii. Ja täna me kasutan silikonvorme. Võiks ka ühte suurte vormi panna, aga ma ei ole silikonvorme ammu kasutanud, siis tekib nagu huvi jälle, et äkki on põnev. Väiksemate vormidega. Ja siis saab 2 tükki. Nii, see on juba segatud. Nüüd on. Kõik on väga okidoki. Ja siin on siis need vormid. Noh, mõni ütleb, et ei ole vaja määrida, aga no minul ei ole kahju. Ma panen natukene oliiviõli ja pinseldan sellega selle vormi ära. Teisega igaks juhuks. Nii, on ka korras. Ja nüüd siis paneme korrast vormi. Ega siin muud ei olegi.
panen teisi ka. Retseptis muidu oli kirjutatud tavaline manna, aga mul tavalist mannat ei olnud, siis ma pidin panema täistera manna. Sest ega siin maal elades ega alati kõike ei ole, mis vaja. Peab vahest ka leppima sellega, mis on. Mõned ütlevad, et just see täistera ongi õige. Aga ma ei ole ennem teinud, siis näeb, kas on õige. Nii, näete. Saigi vähe on seda tainast kahe selle jaoks. Aga võib-olla ta kerkib, ma ei tea. Eks need madalad nüüd saavad, aga. Nii, üks vist näeb natukene suurem. Nii, kus see on siin see abiline pull. Nüüd läheb ahju. Vaatame, kuidas ta kerkib, ütleb küll, et 40-50 minutit. Nii, ja sumista. Nii, aga minul kui meesterahval ikka juhtub midagi. Panin rosinad nõrguma ja sinna laua peale nad jäid. Ja nüüd ma pean siis nii ärge teie tehke, pange korraga sisse. Nüüd ma panen nad siia rosinaid ka, nagu öeldakse, et on olemas. Ja kuidagi ma pean nad siia siis taime sisse ka saama. Me teeme eksperimenti. Nii. Peaasi, et nad siin sees on. Muidu pärast öeldakse, et lubasid panna ja ei pannud. Näete nüüd. Hullusti pole midagi. Hakkasin ahju viima ja vaatan, oi, mul on teise laua peal rosinad. Tihti mul on vahest ka möödalaskmisi väga palju, on olnud paaril korral. Ükskord tegin saie ja unustasin pärmi sisse panna. Ja teine kord ma ei pannud jälle küpsetuspulbrit sisse. Et aga noh, oma pere jaoks õnneks ei olnud mul tähtajaline ega midagi erilist oma pere jaoks, et siis ei olnud asi nii hull. Aga seekord need andis viga parandada. Rosinad on sees. Keegi ütelda, et ei ole rosinatega. Nii, ja siin on ka kõik segatud ilusti. Nüüd läheb ahju. Nüüd peaks kõik ained sees olema. Nii et minu isiklik arvamus ja soovitused, et ma püüan jälgida, aga need vahest läheb, jätad teise laua peale. Kõik peab olema siin nina all, siis ei lähe midagi kaduma. Muidu, kui on teise laua peal, siis sinna ta ununeb. Nii. Uuesti talle siis nüüd. Soovime talle head küpsemist. Pealt on enam tasane ka. Nii. Nii, nüüd nad on mul ahjus olnud 60 minutit. Näete. Ja nüüd ma võtan ta siis välja. Ja panen ta siis siia. Ei, ta ei kerkinud seekord millegi pärast. Oleks võinud ühes vormis olla, aga alt on tume, näete. Et ta peaks nagu olema küll enam vähem küpse. Aga nad on madalad. Järgmine panen juba siis suuremasse vormi. Vaata, mis ta lõigatuna on. Jah. No pastapet on valmis küll, ta peab rohkem jahtuma. Ja eks paneme seda tuhksukrut ka peale natukene. Muidu mis keeks on ilma tuhksukruta. Ma kartsin, et ta äkki seest ei küpse ära, sellepärast ma panin 2 erinevat vormi ja äkki kerkib liiga palju. Aga seekord ta ei kerkinud.
ei tea, miks, aga paistab, et on vist hea küll. Nii. Hea tisu. Kohe proovime, mis ta on. Päris maitsev on see keeks, kõrvitsakeeks. Hea tisu.